Tere päevast! Mina olen vanaema Ainu Ida-Virumaalt. Ma räägin kõigepealt esimese loo, mille ma saatsin Tartu Kirjandusmuuseumile. Selle pealkiri on neljapäev 20.12.2012 aasta õhtu enne kuldset pööripäeva ehk õhtu enne maailma lõppu. Seda ma esitasin väga mitmes kohas. Muide, ma olen Vanaemade klubi Laiad lehed, üks naljamemm ja seda ma esitasin lugu Eesti väga mitmes kohas ja kiideti väga heaks. Ja meie vanaemade boss Katrin Kõrremaa ütles mulle, et vanaema Aino, saada see nali Kirjandusmuuseumi, ta luges arvutist, et Kirjandusmuuseum kutsub inimesi üles, et kirjutaks oma elus juhtunud mingi huvitava sündmusega. Nii, aga selle tõuke andis mulle jälle omakorda Raadio 2 5 aastat kestnud Hallo kosmos, mida vedas Ingrid Peek. Ja ta nii rääkis oma külalistega, et see lihtsalt võttis minul kohe jalad alt ja ma tõesti uskusingi, et tulebki see maailma lõpp. Aga kui 2019. aastal ma käisin Kirjandusmuuseumis Tartus, seal oli kokkusaamine ja ma küsin, et esimese loo kohta mul pole mitte mingid, teie poolt mitte mingid andmed või niisugust andmed, et mis see looga siis sai ka midagi või meeldis teile või. Nemad ütlesid ei, et nemad arvasid, see lugu on üks nali lihtsalt. Ja nad olid väga jahmunud, kui ma ütlesin, see on tõesti sündinud lugu vanaema Ainuga. Nii, olen veel kirjutanud meie Kohtla-Nõmme 3 mäest, kõigepealt esimesest väiksest Inglaste mäest, siis tuli Suusamägi ja siis tuli 3. tuli suur ja võimas kaevandus Kohtla muuseum, mille kõrval oli suur paest tekkinud mägi, mida kõik meie Kohtla-Nõmme naised olid sorteerimises kätega noppinud need kivid välja, langetanud suurte sellesse vagunisse, see viisis üles mäkke ja nii see mägi kasvas. Ja nüüd ta siis ootab iga aasta suusatajad, kelgutajad. Nüüd tänagi on vastlapäev ja kindlasti seal mäest on alla sõitjaid meil väga palju. Siis ma olen kirjutanud veel oma ümbritsust metsast. Minu ümber mets on väga iidne. Kui eelmine aasta käis metsaülem mul kodus siin ja tahtis metsa langetada mu ümber, tahtis minu nõusolekut ja ma kuidagi tahtnud seda anda talle, aga nad ikkagi kuigi palju siis said mind nõusse, et siis üks triip jäeti alles ja ülejäänud mets kõik langetati ära. Ja siis ta näitas mulle üks aparaat oli käes. Tahate, ma ütlen, kui vana see kuusk on teil siin. Ja ta ütles 135 aastat ja nii ta võib tõesti olla. Et see mets on nii vana ja iidne. Sest alguses emaga me käisime isegi Jõhvika raba oli meil külje all, Püssisoo, siis ei olnud veel kaevandust, maad olid niisked ja raba oli meil kohe külje all siin. Nüüd on ainult pohlad veel jäänud, enam Jõhvikaid meie ei saa. Mida ma nüüd veel räägin? Siis veel nüüd see aasta lõpus, see aasta ma esitasin üldse 4 tööd, koroona 1, koroona 2, ahistamine ja 4. töö oli siis, kui esitati mulle niisugune üleskutse, et Ida-Virumaalt ei ole palju laekunud meie noorusaja mänge, laule, tantse, et kas te olete nõus?
muidugi ma olin nõus, mulle meeldib niisugune sahmerdamine. Hakkasin ruttu ühele memmele helistama, teisele, kolmandale. No nii paljud ütlesid, ei, meie ei liigu kusagile, sa ei tule meile kusagile. Siis klubi oli juba kinni, koolimaja oli suletud, kaevandusmuuseum oli suletud sellele kõik see koroonale. Et ma sain lävida ainult 4, kes oli nõus minuga siis rääkima, osa helistamise peale, osa võtsin kontakti helistamisega ja nii saingi siis väikese ja oma muljed ka. Nii ma saingi väikese tööse uuest, kuigi vähesel määral. Poleks tahtnud rohkem. Tahtsin minna just koolimajasse, et panna 8. klass, 9. klass oma vanaemadest kirjutama. Sest õppijas ju meil vähe ju. Juba on 10 õpilast üldse. Klassid on väga väiksed Peenõmmel. Aga ei saanud küll, see koolimaja oli suletud. Selle oma, nüüd ma olen 6 aastat sellega tegelenud, selle kirjutamise, eks ole. Ma tahan öelda tänusõnad, kes on mind aidanud. Kõigepealt Katrin Kõrvemaa, see meie memmeklubi Laiad lehed boss, kes tema üldse pani mind seda tööd tegema. Siis ma tahan tänada õpetajad Kohtla-Nõmme koolist, Rutt ja Katrin. Siis ma tahan tänada Tartust Pillet, tütretütar. Tema on minu töödest joonistaja, mis ma pildid olen saadud, on tema joonistanud. Siis ma tahan tänada Richardit. Tema on teinud fotod kõik minu ümber loodusest ja ükskõik millest ma olen rääkinud, tema on teinud fotod. Siis ma tahan tänada Kohtla-Nõmme vallavalitsus. Need noored 2 tüdrukut nii toredalt teevad alati koopiad minu töödest. Ma tänan neid väga südamest, ilma tasuta on teinud mulle. Ja viimaks ma tahan tänada Siriet, endise Rahvamaja kultuuritöötajale. Temast oli jutt mu viimases töös, kui siin Kohtla-Nõmmel toimus revolutsioon venelaste vastu. Tema oli üks siis ka osaline, kes võitles nende paharetidega. Mis ma nüüd, minul on nüüd kõik.